tulin jooksma. Gert ütles võtta telefon ka, seda vast ei võta, aga juba, oota, ma ei saa midagi näidata niimoodi. Hästi ilus on. Teise poole linna muidugi. Wow. Tahtsin lihtsalt korra näidata, et mulle nagu täiega meeldib igasugune loodus, et see on nagu crazy, et lihtsalt mingi keset suvalist tänavat palmid kasvavad. See on täiega äge, nagu mingi botaanikaias oleks kohe. Täna tulime turule ja seda tegelikult on meile algusest peale soovitatud, et tulge siia turule. See on kella 2-ni lahti, kell on 1:30. Nii et vaatame, mis siin alles on. Kõik käivad ja lehvitavad meie lapsel nii arvad. Värsket kala, mereannid. Oh yes, oh yes. Õlle selle krõpsupaki ja siis sa oled... Ja siuke nagu baaris istuksid, aga Balti oma turul. Aga need on head, ongi see tapad. Jah. Sellisest kohast tellisime endale sardiine ja... Kambas. Prawns. Kambas. Neid frititud sardiine ma võiksin hommikust õhtuni süüa. See on tõesti head. Võiks seda süüaks? No nii, lihtsalt hakkad sööma. Me võtsime veel siit selle ja Madis võttis õlle. Kokku 14 €. Esimene emotsioon. Amps. Ja. Väga hea. Meil oli vaja oma nende piltide jaoks mingit hoiustust, nii et me käisime sellises poes, kus on pildid ja raamid ja küsisime, ega neil ei ole müüa. Siis ta ütles, et ei, meil on see Tara, et nagu ma ei tea, kas meil on nii suurt. Siis leidis meile sellised 2 tükki, andis niisama. Kui tore. Vanamees nagu viitsis suhelda, nagu ta ei osanud inglise keelt, aga sai aru, mis ma tahtsin. Ma ikka päris ütlesin täitsa hispaaniakeelse lause ka. Aga saime. Jah, eile, kui me arkeedis käisime, siis seal see noor naine vaatas mind siukse, ma küsisin, is it possible? Ja ta juba jooksis lukku ja tal olid full lihtsalt ahvid peas. Nii et ta isegi ei viitsinud mõelda. Inglise keelega väga läbi ei löö, aga osad inimesed on nagu piisavalt toredad, viitsivad nagu kätekeelest hästi aruda. Sest et see oli suur võit praegu. Ja see oli täiega. Jah. Nii äge, nii tore. Joppas, ta ütles just, et umbes, et eile meil veel olid neid suuri, aga me viskasime ära või noh, see läheb nagu in the recycling või Tara või midagi. Ja siis... Me teipi vaja ja siis me saame lõigata võib-olla parajaks. Yeah. See on väga hea. Yay! Small wins. Kertu, mis toimub? On nii väsinud, lõpeta ära kiusa mind. Ma pean nüüd ise lükkama seda mäest. Ma pakkusin välja, et ma võtan lapse kärust ära ja lükkan Kertut hoopis, kes ta on suremas. Ma on täiesti magamata. Ja siin vahest osade nurkade peal on neid kodutuid, kellel on madratseid. Meil on muidu päris pikk tee veel kogu kõndida. Täna siis jalutame väiksega koos. Kertul on natukene haige olla. Siis ma annan talle natuke aega ja lapsele väga meeldib väljas jalutada. Tegelikult me oleme juba nagu näinud kõike siin, kõike muidugi on suur sõna, aga 3 nädalat on pikk aeg. Me oleme hästi tegusad olnud, et siis viimased päevad võtame nagu rahulikumalt, proovime vähem kulutada ja nii edasi. Aga mulle on nii meeldinud kogu see reis ja nüüd võtan veel viimast seda, et lihtsalt lasta mõttel puhata ja väga tore on olnud ja veel natukene jäänud. Üks asi veel, mis ma olen vist juba maininud, aga minu mõttes on nii äge on see, et on mingi suvalises pargis ja siis siin kõik taimed on nagu mingi troopikas oleks veits. Eestis käid seal botaanika-aias vaatamas selliseid ja endal kasvab kodus mitu aastat, meil on nagu hästi tubli monstera ja siis me motiveerime seda niimoodi, et me käime teeme teistest monsteradest pilti, siis vaata, kasva nüüd ja siin on nagu monsterad siukene nagu mingi rohilised kasvavad igal pool, suured elukad. Nii võib-olla väike ränt, aga vaadake seda. Käisin siin just Türgi kohas, võtsime
ma ei tea, ühesõnaga ei kommenteeri nii palju, aga kuna Kertu on meil Under the Weather, siis võtsin sealt nagu 2 kebaabi ja siin on nagu mingi XL, mis tähendab nagu reaalselt see üks räpp, mis on nagu 400-500 grammi ja läks vist 12 € nagu hind on Eestiga võrreldes absurdne ja see käib üldse nagu toidukohtade kohta siin, et Eestis väga nagu väljas ei julge käia, sellepärast et hinnad on nii kallid ja siis ükskõik vahet ei ole, mis sa võtad, kas käid restoranis, väljas või siis sa võtad mingisugust kiirtoidukohast midagi, mis sulle meeldib, siis üldjuhul on nagu see, et see hinna-kvaliteedi suhe ei ole hea. Ehk siis pärast on siuke tunne, et miks ma seda võtsin, oleks pidanud nagu kodus pigem süüa tegema, aga see on võib-olla üldse nagu siuke veits pikem ränd, aga Türgi kohad on nagu, need Turkishid on nii head, ükskõik kus Euroopasse käiks. Miks nad mulle eriti sümpaatsed on see, et kui mina elasin Hollandis, siis ma omast arust nagu ei osanud hollandi keelt, aga tegelikult tuli välja, et viga on selles, et inimesed nagu alati kas lähevad kohe inglise keele peale või siis hakkavad sind parandama, et ma ei saa aru, mida sa mõtlesid, on ju. Kuigi sul on lihtsalt nagu aktsent ja eestlased teevad ka seda, see on igas riigis tavaline. Ja siis mis ma avastasin oli see, et türklased, kuna nad on igal pool nagu Euroopas immigrandid, siis neil on sama probleem ja nendel ei ole vahet, mis keeles sa räägid. Ja ükskõik kui vigane või kui suur sul aktsent ei oleks või kui vähe sa oskad, siis nad saavad sust aru, nad vastavad sulle ja nad nagu on alati sinuga samal tasemel ja see on nagu hästi tore. Ja see õpetas mind hästi paljust, noh. Mingi aeg elasin Amsterdamis seal siukses Türgi linnaosas ja see oli mu lemmikkoht, kus elada. Kuigi ma liikusin seal päris palju ringi. Aga seal oli koht, kus ma nagu kõige rohkem õppisin keelt ja kõige rohkem tundsin ennast kodus, sellepärast et inimesed olid lihtsalt hästi sõbralikud ja vastutulelikud. Ja kuigi need Turumäe kõik need kohad on nagu suht, ma ei tea, nasty, aga samas mulle üldse ei meeldi mingisugune fucking McDonaldsi saepuru hotdog või mulle, mis iganes seda pakub, ma ei kannata seda, aga mulle meeldib see idee sellest fast foodist väga. Siis Türgi kohad on nagu siuke väga scratch and strike itch. Ja ma ei tea, et Eestis nüüd väga oleks sellised, mis teeksid nagu niimoodi, nagu mina ette kujutan, et see võiks olla. Kui keegi oskab mingeid kohta soovitada, siis tule minu. Nii, täna on siis viimane päev. Kertu on tõbisem kui eile. See on nagu kahju, sest ta ei saa linna peale tulla. Ja alguses tundus, et on nagu jahe ilm, siis praegu on päris palav. Tulime rannapromenaadile. Suured, uhked jahid on siin. Ja proovime viimast võtta, aga no piisab juba sellest, et saab ringi. No tervist, ma ei ole mega ammu vlogi teinud. Madis vist on mingid vlogikesi teinud, sellepärast et tal on vähe tegusamad päevad olnud. Mul on kurk veits valus. Veits on kuulda ka, et mul ei ole häält. Ja ega midagi, meil on viimane õhtu siin. Ma tellisin meile Domino pizzat Uber Eatsist. Pole kunagi Uber Eatsi tellinud. Vaatame, kuidas see läheb. Madis on praegu lapsega väljas, ta on nii tubli olnud, ta on lihtsalt mulle 2 päeva olnud siuksed peedrot päevad, kus ma ei pea mitte midagi tegema. Ta tegeleb lapsega, koristab, teeb süüa, kõik asjad, käib poes. Ja ma saan lihtsalt olla, mis on olnud imeline, sest jaa, ma ei tea, mul see reisi lõpp lihtsalt natuke väsisin ära. Ja nüüd viimast 2 päeva olengi lihtsalt puhanud. Aga jah, praegult olengi teinud lihtsalt viimaseid ettevalmistusi, et homme lennukile minna. Pakkisime asjad, eile õhtul pesime viimast korda pesu ja veits koristame, et siin ei oleks täiesti lagamann meist järel. Ja homme siis kell 12.15 läheb me esimene lennuk ja siis me lähme vahemaandumisega jälle Riiast Eestisse. Nii et vaatame, kuidas see läheb. Madis jalutab viimast korda ülesse, et viia võtmed ära. Vot siis viimane päev. Noh, tegelikult eile oli viimane päev ära. Me sõidame juba koju. Just saime teate, et lend lükkus 20 minutit edasi. Täpselt sama asi juhtus ka siis, kui me siia tulime. Air Baltic, what's up with that? Aga hommikul oli kurk veel päris valus. Nüüd liikudes on natuke paremaks läinud.
mul on väga hea meel, et ma need 2 vaba päeva endale võtsin. Ja nagu ikka, siis me lähme bussiga. Meil kulub siis sinna jõudmiseks umbes tund aega ja kell on 9:34. Lend läheb 12:35, ma arvan, me jõuame väga just. Me nüüd ootame oma teist bussi. Üks lennujaama buss tegelikult juba korra käis, aga seal me ei saanud millegipärast kaardiga maksta, nii et ma võtsin sularaha välja. Lennujaam on üks ots 4 euri. Ühele inimesele üks ots 4 euri, see on 10 eurot välja. Nii et kui nüüd kaardiga maksta ei saa, siis mul on sularaha olemas. Aga ma ei saa aru, miks kaardiga ei töötanud. Vot. Õnneks meil on aega. Kell on 10:21, 10:33 tuleb uus buss. Sõidab umbes pool tundi, nii me jõuame 11. Mida sa teed? Pakime käru saapaid täis, sest Madis ostis endale nii palju jalanõusi. Aga... Kas sul läheb õpetaja? Jaa. Mis meil veel vaja ei lähe? Rohkem ei ole asju. Ja nüüd kiletame selle kinni, sest ta jäi natuke lahtiselt. Meil ei ole kotti kärul. Ei no loll on see, kelle lahendust teha. Paneme kinni. Kinni! Ei, no see ei ole vahet. Ta peab lihtsalt olema fully collapsible ja ta on meil fully collapsible. Meil on natuke liiga palju asju. Ja siis need ka veel, ma ei tea, kuidas meid lennule lastakse. No see käru lahendus on ikka küll, et rohkem. Me olime reaalselt viimased inimesed, kes tegid vist check-in ära. Ja nüüd me lähme viime oma käru suurde luggage'isse ja siis vaatame, kas meid lastakse sellega lennule või mitte. Natuke on hirmus, et äkki ei lasta. Kas lakkautisime või nii saabki teha. See onu tegi küll natuke nägusid, sest see käis ikkagi sealt masinast läbi, nad vaatasid, et mis värk on. Aga nüüd security. On võib-olla see, et äkki me jääme endast ilma, kui neid loovitakse seal? Ei, see oli suht secure. Prolli ei jää. Aga võrreldes Eestiga see on hea, et nad mingi käsitsi neid asju ei kontrolli. See on ikka täiesti teine tera. Nii, selle toruga tuli korra probleem. Nad vaatasid, kas need on ainult pildid. Yes! Is okay? As I was saying, selle toruga tuli probleem. Nad pidid vaatama, kas need pildid on päris, ma ei tea. Küsis, kas see on minu joonistatud. Ma ütlesin, ei, ma olen need ostnud siit. Ja lapse toit vaadati ka, kontrolliti üle, nüüd läks veits aega ja nüüd meil on mingi 40 minutit aega, kuni lend peaks väljuma. Jäi! Jõudsime 30 minutit enne väljumist oma gate'i ja Madis läks kuhugi kohvi ostma ja ma söön võikut, sest õhtu tüü. Ühes tükis. Ja sealt tuleb meie teine. Ja siis me saame koju lõpuks. Sellepärast need moeriided ongi nii odavad, et sa tuled ise siia tööd tegema. Aga ma olen tegelikult varem kiirmoepoes töötanud, nii et see ei ole mulle... Clean moe. See ei ole mulle mingisugune võõras. Lebo. Tegime veits tämmi 100 eurost.